et ma räägiks natukene, mis me teilt siis ootame või mis te tegema peaksite. Et nagu te nägite, siis me oleme valmis teinud sellised šabloonikesed, et need kohustuslikud elemendid, mis te peaksite looma, oleks üks välireklaam, mis läheks näiteks bussipeatustesse ja siis üks sotsiaalmeedia reklaam. Et see sotsiaalmeedia reklaam võib olla nii siis staatiline pilt kui ka liikuv video, kui te soovite videot teha. Ma jagan korraks oma ekraani. Nii, ma loodan, et te näete kõik. Anne, kas nooguta, kui näed? Okei, väga hea. Ühesõnaga, et need on need sellised 2 šabloonikest, mis me oleme ette valmistanud ja nüüd nende täitmiseks on teil mitu võimalust. Et seal samas lähteülesandes on link tööriistakastile, ma sellest tööriistakastist räägin ka kohe varsti natukene, ja sealt tööriistakastist leiate te need samad šabloonid. Nüüd on võimalus, et kui te oskate kasutada kujundusprogramme, siis muidugi hea oleks, kui te teeksite need kujundusprogrammides, aga kui sellist oskust ei ole või kui millegipärast ei saa, siis on teilgi kindlasti ka võimalus need välja printida lihtsalt ja siis teha kas või käsitsi või ma ei tea, lõigates, kleepides, täita need kohakesed siin siis reklaamiga ära, milline te arvate, et see reklaamikene võiks olla. Ja kui te kavatsete printida siis, ja käsitsi teha, et siis pärast ootaksime e-mailile siis lihtsalt, et pildistage need siis jälle ülesse niimoodi, et võimalikult selgelt on näha ja nii tehtud ta saabki. Nii, siis sotsiaalmeedia reklaamiga on veel selline lugu, et sotsiaalmeedia reklaamile oleks vaja juurde kirjutada ka tekstid. Need on siis 3 väikest tekstikest, üks on postituse tekst, mis ilmub siin pildi üleval ja võt ma tõin näiteks ühe suvalise reklaami, näiteks siin on nüüd video, eks, ja võt siin üleval on siis see nii-öelda postituse tekst, mis on kuni 125 tähemärki ja siis siin on pealkiri, mis võib olla kuni 40 tähemärki ja siis veel kirjeldus, mis on see siin kuni 40 tähemärki. Et sotsiaalmeedia reklaamile me ootaksime veel neid ka kindlasti juurde. Nii, lõpetan oma ekraani jagamise. Siis sellest tööriistakastist võib-olla veel natukene. Seal on teil igasuguseid abivahendeid. Seal lähteülesandes on need kõik ilusti loetletud ka. Ei pea neid kõiki kasutama, võite. Ainukene asi, mis on kohustuslik kasutada, on Tallinna Vee logo. See ei pea kuskil üldse suurelt olema ega midagi, see võib olla väikselt nurgas kuskil, nii edasi, nii edasi. Aga klientidele muidugi õudselt meeldib, kui logo on hästi suur. Üldiselt küll, jah. See ongi mu vestluse point, aga hakkan teile sellest rääkima. No väga hea. Ja, et see on ainukene selline kohustuslik element, mis peaks olema. Kui te otsustate käsitsi teha, joonistada selle, siis lihtsalt märkige ära või joonistage siis ka see Tallinna Vee logo sinna. Nii hästi, kui saate. Kui te otsustate sotsiaalmeediasse video teha, siis see video võib olla kuni 30 sekundit. Et proovige selle aja jooksul see ära rääkida oma lugu või point. Vot, ja mul praegu rohkem ei ole rääkida otseselt, et kui siis teil tekib mingisuguseid küsimusi, kirjutage kas siis pigem meili peale info@veendumus.ee ja ükskõik mis küsimused teil on, me proovime ära lahendada. Nii, aga siis ma annaksin Annele järje üle, Anne läks nüüd ära. Tuleb tagasi, väga tore. Tulin tagasi, jah, mul on siin, ma pean võitlema sõna kuulmatu koeraga, et kui ma vahepeal käin ära, siis tähendab seda, et ma kuskil kaklen selle koeraga. Praegu andsin talle hästi suure pirni, sest talle maitsevad pirni, et äkki on vait ja sööb seda pirni rahulikult. Aga mu nimi on Anne, perekonna nimi on Vetik ja ma olen üsna kaua töötanud reklaamis. Ma isegi ei mäleta, kui kaua. Tegelikult ma õppisin kunstiteadust
ja ma üldse ütleks, et kui tahad reklaamis hakkama saada, palju kasulikum on reklaami mitte õppida, vaid õppida midagi täiesti muud, mis annaks sulle sellest head üldkultuurilist ettevalmistust. Sest et siis, kui sa tunned kultuurikoode, tunned ajalugu, tunned kunsti, siis sa saad teha sellist reklaami, mis inimesi päriselt puudutab, mitte selliseid lihtsalt kuulutusi, et osta ära. Et reklaam on midagi muud kui kuulutus. Reklaam peaks mõjutama inimest millegagi enamaga kui lihtsalt see, et ütleme, et hind on hästi hea, on ju. Et kui ma oletan, teil nagu postkastis käivad need mingid Maxima, need kataloogid, on ju. Et see ei ole reklaam. Need on täpselt need kuulutused. Ja selle kraanivee asjaga me võiksime teiega proovida teha päriselt head reklaami. Ja selleks on mitu võimalust. Et nendest võimalustest ma teile räägin. Ja siin me jõuamegi inimeseni. Ehk siis reklaamimaailmas inimesed ei ole, reklaamimaailmas on sihtgrupid. Et me peaksime otsustama kohe alguses või teie peaksite otsustama, kes on teie sihtgrupp, et kellega te räägite, et kellele see outdoor ja see sotsmeedia on suunatud. Mõnikord sihtgruppe pannakse hästi lihtsalt paika vanuse kaudu, et see sihtgrupp on mingid naised vanuses 15–25. Aga mina leian ja need tüübid, kes teevad head reklaami, nemad leiavad, et see lähenemine ei päde. Et mul on selle Zoomis päris mitu inimest minu ees, on ju. Te olete enam-vähem ühes vanuses, enam-vähem, aga ma usun, et teid elus puudutavad erinevad asjad. Et ma ei tea, mõni huvitab rohkem muusikast, mõni tüüp tahab saada juristiks ja ta juba praegu on võib-olla selline rohkem nagu sellisele, ma ei tea, praktilisele ja realistlikule nagu ellu suhtumisele orienteeritud. Vanus tegelikult sihtgrupi puhul ei loe. Loevad mingisugused muud sättumused. Ja siis, kui me räägime sellest kraaniveest, ma oletan, et see inimene, keda me üldse mõjutada saame, peab olema eos mingisugune huvi sellise rohelisema eluviisi vastu, rohelisema tuleviku vastu, et kindlasti on olemas mingid inimesed, keda ei kotti see plastik, et nende plastikureostus on et see lihtsalt ei eksisteeri nende maailmas, et nende tüüpideni kuidagi jõuaks tuleks mingisugune muu teekond, aga jah, ma arvan, et see esmane ülesanne, see esmane sihtgrupp, kellega me räägime, on inimesed, kes sellele meie ühisele tulevikule mõtlevad ja maailma natuke paremaks kohaks. On olemas ka selline, arhetüüpide meetod, kuidas sihtgruppe jaotatakse ja tekitatakse. Et see esimene sihtgrupp ongi sellised hinnaotsijad inimesed, et Eestis paraku on nende hulgas näiteks palju pensionäre. Et näiteks siis, kui sa teed disaini pensionärile, teed näiteks suhkrupaki, siis see võiks olla hästi lihtne, et see ostja, kes poes on, kes nende erinevate suhkrupakkide vahel valib, et ei vaataks sisse, jumal, see on nii palju raha kujundusel kuulutatud, kurat, see on mingi petluskeem. Ma võtan selle lihtsama suhkrupaki, kus ei ole mingit kujundust pealt. Et need on sellised tüübid, keda sa mõjutad siis selliste rahaliste momentidega ja nad eelistavad sellist lihtsalt värki ja siis neile hästi meeldib, kui neile keegi teine ütleb ka, kes on mingi Koit Toome näiteks, et mis asi on hea, et nad kuulavad selliseid isa figuuri vaibiga inimesi. Siis teine selline huvitav sihtgrupp on staatuse inimesed. Nad tahavad, et neil oleksid kõige uuemad Balenciaga tossud. Nad isegi ei tea, miks nad seda tahavad, aga siis on äge, siis on staatus, siis ma meeldin teistele inimestele. Et need on sellised natuke järgijad ja selle kraanivee teemaga võiks neid tegelikult puudutada, sest et see, ütleme, klassikaline roheline inimene, ilmselt ta juba teadvustab endale, et Evian näpus ringi käia ei ole kõige parem lahendus kliima soojenemisele. Aga need siis sellised staatuse otsijad, et nemad on väga hästi, ma ütleks, sellises kohas, kus sa saad neid mõjutada.
kus sa saad nendega rääkida läbi mingisuguste kujundite, mis võib olla pärinevad üldsegi mitte, ütleme, sellisest sotsiaalkampaania maailmast, vaid hoopiski moemaailmast, et sa võid rääkida sellest, et plastikpudelis vesi ei ole ju tegelikult enam moes, et see on nagu nii mitte äge asi. Et see on selline teine sihtgrupp. Ja siis jah, see meie eesmane sihtgrupp potentsiaalselt on siis need tüübid, kellele roheline mõtteviis on lähedane ja kellele see on pigem selliseks kinnituseks selle kohta, et jah, nad teevad õigesti ja jah, see on midagi sellist, mis võiks nagu loomulikult sinu ellu kuuluda. Noh, ma siin räägin teile sihtgruppidest, aga tegelikult see sihtgrupp on alati paremini tunnetatav siis, kui sa teed sellist väliuurimist, mis on natuke selline antropoloogiline lähenemine reklaamis. Ehk siis ideaalis on mingisugune fookusgrupi uuring, et koogud mingid inimesed, siis paned neile ette mingisuguse toote ja räägid nendega sellest tootest, et küsid nende käest, et mis nemad arvavad. Sest et minu töös on tihtipeale niimoodi olnud, et istud seal selle disaineriga ja projektijuhiga kolmekesi istud ja mõtled ja vaatad seda näiteks, ma ei tea, on vaja müüa telefoni Tele2-s. Tele2 on üks mu suurimaid kliente, et tundub äge telefon, et see võiks olla see mingisugune müügipunkt. Aga tegelikult siis, kui sa küsid näiteks oma ema käest või siis oma sõbra käest või siis ma ei tea, mingisuguse vana klassikaaslase käest, keda sa ei ole ammu näinud, et kuule, et mille kaudu sa üldse ostad näiteks tehnikat, et sealt võib tulla sellist infot, mida sa poleks oodanud ja mida sa saad oma idee väljatöötamisse mängu sisse võtta võib-olla mingisuguseks, ütleme, aluseks, mille peal sa seda ideed ehitad. Et idee on reklaamis selline püha graal, et juhul, kui keegi teist kunagi läheb agentuuri tööle, siis arvatavasti käib see suur idee tagaajamine, et hea idee tähendab auhindu, reklaamiagentuuri maailmas siis tähendab mingisugust heakskiitu ja see on sinu loominguline väljendus. Ja siinkohal peab otsima tasakaalu selle väga hea ja vaimuka idee vahel ja siis selle vahel, mis tegelikult töötab ja mis on inimestele, kes seda reklaami tarbivad, arusaadav. Et mingis mõttes ongi selline täiuslik reklaam on see, kus saavad kokku see lahe idee ja see, et see päriselt on toimiv ja arusaadav. Seetõttu ei tasu kunagi, ütleme sellele ühele outdoorile, et te hakkate tegema eelkõige outdoori ja minu arust outdoori reklaam ongi kõige ägedam, sest et sa päriselt näed oma töö tulemust reaalselt kuskil bussipeatuses või mingi suure maja peal, et see on päris äge. Et need pikslid telefoni sees on ka toredad, aga jah, outdoor on minu isiklik lemmik. Et millest ma räägin palju, siis mul näo vahepeal, aga jah, kui me teeme outdoori, siis me peame arvestama sellega, et inimene, kes seda näeb, et arvatavasti ei jääda sinna väga pikaks ajaks passima selle pinna juurde. Ehk siis see, mis sa ütled ja näitad seal, peab olema haaratav suhteliselt lühikese aja jooksul. Et see pilt ei tohi olla, või siis see sõnumiga on loogika natuke teine, aga kui me räägime pildist, siis see pilt ei saa olla näiteks liiga kribu, et sul toimub liiga palju asju. Või et sa üritad seal rääkida korraga kõik maailma asjad ära, et sul on seal mingi 100 erinevat väga head mõtet, aga sa lihtsalt autoga sõites või siis kiiresti bussipeatusest möödudes sa ei jõua neid mitmeid häid mõtteid haarata, sa ei jõua
aru saada, et noh, meil kõikidel on oma elud, me kõik mõtleme mingisugustele oma asjadele ja inimesed on ka, kuna reklaamimaailmas päris palju eksisteerib selline asi nagu reklaamipimedus, et inimesed ongi õppinud reklaami ignooma. Ehk siis, kui te teete neid outdoor'e, olge iseenda suhtes kriitilised, oma ideede suhtes kriitilised, siis kui sa pead seda oma ideed seletama pikemalt kui paari lausega, tähendab, et kuskil on probleem. Ja siis edasi võiks minna nii nagu, noh, ma ei tea, nii nagu skulptorid teevad, vaata, et sul on mingisugune kivikamakas ja siis sa hakkad tükke sellelt maha võtma, et sa jõuad mingisuguse essentsi selle päris asjani, mis on kõige tähtsam ja mis on lihtsasti haaratav. Et noh, meil on siis meie, ma ei tea, Marko, kes kõndis tänaval, kes nägi seda outdoori ja sai aru, et okei, kraanivesi on tore või kui hakkame jooma kraanivett. Sellest on vähe. Mida veel tekitab üks hea reklaam, on selline asi, mida nimetatakse kognitiivseks dissonantsiks. Ja see on täpselt see vahe selle kuulutuse vahel, kus sa ütled osta õuna ja reklaami vahel, kus sa ei ütle, et osta õuna, kus sa ütled midagi muud. Et see midagi muud võiks olla ideaalis vastand sellega, mis sa pildilt näitad, et ehk siis, kui mul on õun, on ju, pildi peal näist suur õun, õuna all peab olema kirjutatud pirn. Sest et siis sa lihtsalt käivitad inimese ajus, ütleme, sa tekitad väikest segadust. Et muidu sa kõnnid tänaval sellest õunast mööda, kui all on kirjutatud õun, see on õun, jah, ma saan aru, õun on ju kraanivesi, kõik on tore, et selge see ja sa lähed mööda, sa unustad ära, sa ei peatu ja sul ei hakka ajus mingisuguseid nagu protsesse tööle. Et mida reklaam teeb, ta heas mõttes nagu konks, mis sa pead tekitama, mis inimese mõistusele külge hakkab. Et mõnikord see on nali, et väga paljud reklaamid üritavad teha nalja, aga noh, head nalja teha on hästi raske muidugi. Et see võib olla jah, mingisugune teistmoodi visuaal, noh, et sul on justkui mingi ese, mida sa harjumuspäraselt või mingi loom, keda sa näed hästi väiksena, no näiteks hiir on ju, aga see hiir on sul tõmmatud hästi suureks nagu selle maailmaga, et ümbritseva maailmaga proportsioonis, et selline segaduse tekitamine, see kognitiivne dissonants on see, mida klassikalises reklaamis tihti aetakse taga. Et see ei pea olema primaarne, see ei pea olema see ainuke asi heas reklaamis, aga see on midagi sellist, mis kindlasti aitab, et meie potentsiaalne klient, meie sihtgrupp, meie publik jätaks seda reklaami meelde, mõtleks kaasa, et see tekitaks mingisugust emotsiooni. Millega veel saab emotsioone tekitada, kui me räägime sellest kognitiivsest dissonantsist? Et üks asi, kui me toome seda hästi suurelt välja, kus ongi see noot, mida me välja mängime, aga ta võib peituda hoopiski kopis ehk siis reklaamitekstis. Ta võib peituda näiteks selles, millist fonti me kasutame selle reklaami peale, et noh, font on kirjastiil, et on olemas mingisugused normaalsed tavalised kirjastiilid, millega inimesed üksteisele meile kirjutavad ja siis on olemas mingid vähe hullumeelsemad, näiteks paned vooti kirjas teksti sellisele täiesti klassikalisele fotole ja sul on juba see kerge kognitiivne dissonants, see miski, mis meelde jääb ja head reklaami teeb, sul on see olemas. Et töötate, enamus teist töötavad tiimides. Oleks hea, kui kohe algusest peale teil on enam-vähem selge jaotus, kes mida teeb, et noh, kõige ägedam on muidugi see idee välja mõtlemine, et istud maha sõpradega ja hakkad jaurama, hakkad neid ideid loopima. Ja noh, selles hetkest tasub olla hästi vaba, et lihtsalt nagu esmalt tuleb lasta tulla kõigel, mis vähegi pähe tuleb nagu välja, tuleb seda välja öelda, aga reklaamiagentuuris reeglina on inimestel ikkagi mingisugused rollid ja see kõik, selle eesmärgiks on see, et asjad päriselt saaks valmis, asjad päriselt saaks tehtud, et igaühel on mingisugune vastutus.
Teie tiimis võiks olla siis keegi, kes on disainer, kes vastutab selle visuaalse poole eest, kes võib-olla eos mõtleb kõige, või kui sa oled üksi, siis sa pead kõik asjad ise üksi ära tegema. Et võiks olla nii, et on keegi siis, kes on selle visullimees või naine, visulli inimene. Et keegi, kes oskab hästi joonistada või siis valdab mingisugust kujundusprogrammi või siis tal on hea maitse ja ta suudab, ütleme, panna kokku sellise moodboardi, mis teistele annab selle emotsiooni, selle reklaami tunnetuse hästi edasi. Siis võiks olla tiimis selline tüüp nagu copywriter. Keegi Armin kirjutab meile, et mingid inimesed liitsid väga tore. Et copywriter on tüüp, kes töötab tekstiga, et ta võiks osata eesti keelt ja inglise keelt ja vene keelt. Et ideaalis on nii, et kui sa mõtled ideed, siis kohe peas jooksuta läbi kõik need keeled, sest ma näen, et selle kraanivee puhul me peaksime rääkima ka kohalike venelastega ja ka siin elevate venekeelsete inimestega, siin elevate inglisekeelsete inimestega. Ehk siis näiteks, kui sa teed mingit nalja, mis on nagu hästi eesti nali, mingisuguste, ma ei tea, vanasõnade peale näiteks, siis palun mõtle sellele, et kuidas sa seda tõlgid, et kuidas on, kas on ikka naljakas ka inimestele, kelle jaoks eesti keel ei ole emakeel. Aga muidugi see ei ole ainuke copywriteri ülesanne, et copywriter on üldse see, kes koos siis disaineriga öeldakse, loksutab selle asja paika, aga ma ei tea, mulle ei meeldi see sõna loksutama, see on nagu mingi, ma ei tea, mis seal loksutad, mõtled välja, lood, et kes paneb sõnadesse selle mõtte ja see sõnadesse panemine, et see võiks olla lihtsalt hea kõlaga, sellise kõlaga, mis jääb inimestele meelde, et millest ideaalis saab mingisugune kõnekäänd, et ma ei tea, Nike Just Do It on ju kõige sellisem legev näide, et mõeldi välja millalgi aastal 72, aga siiamaani töötab ja ei ole aegunud, et see võiks olla eesmärk teha sama tugevat kopit ja mõnusat tugevat visuaali. Et selline tegelaste paar on tavaliselt iga agentuuri alustalaks. Siis on olemas selline tüüp nagu loovjuht, et tavaliselt on ta kas copy või siis disaineri taustaga ja jah, et see on siis selline, võib öelda, et lõpuboss, reeglina on see inimene, kes paneb kokku presentatsiooni ja müüb ideed kliendile, see, kes peab kliendis tekitab usaldust, et teil otseselt ma näen sellist nagu lõpubossi võiks mitte olla, sest et see tegelikult tekitab ka veits stressi, kui on nagu see ainult üks otsustaja, et siis on selline tunne, et äkki mu tööd ei väärtustatagi. Ja siis on olemas projektijuht. Projektijuht on see, kes asju töösse paneb, et kes õigel hetkel mingid failid kuhugi ära saadab ja siis, kes mõnikord ütleb siis copy'le ja disainerile, et wow, et see on mingi nagu natuke liiga hull või siis vastupidi, natuke liiga vähe hull, et kui oma tiimi tekitada projektijuhti, siis see võiks olla see tüüp, kes täpselt jälgib seda, et okei, kas meil ikka on logo peal ja kas meil ikka on see asi vastab sellele formaadile, sellele ülesandele, mis meil antud on. Et mida meilt siis oodatakse. Siis kui tahta teha mõjusat reklaami, kindlasti võiks olla mingilgi määral kursis sellega, mis toimub graafilise disaini ja reklaami maailmas üldiselt. Et selleks võib käia ja luurata ringi kõik võimalike lehekülgedel, kus kogutakse ägedat reklaami ja muidugi lihtsalt, ütleme, mingite ägedate visuaalidega täidetud blogides ja Instagramides. Ja Tumblr tegelikult on selline veits nagu surnud keskkond, aga seal omal ajal toimus väga vilgas elu ja seal on hästi palju ägedat visuaalset inspi ja mingisuguseid pilte, mis panevad mõtte jooksma. Et tavaliselt siis, kui inimesed, kes reklaamis töötavad, nagu kuidas nad mõtlevad, osad ongi sellised, kes nagu otsivad nagu kõigepealt mingisugust visuaalset inspiratsiooni, et sa mõtled kraaniveele
ja siis sa hakkad koguma endale, kogud mingisuguse hulga mingeid lahedaid pilte, et nagu mis sind ennast kuidagi käima tõmbavad. Ja siis osad tüübid pigem väldivad seda, et noh, see on minu kogemus, et kes vastupidi üritavad minna täiesti mingisse oma maailma, sest et siis see idee ideaalis on äkki autentsem, et keegi pole varem sellist asja teinud. Et ma otseselt ei näe, et see meie eesmärk teiega võiks olla see, et keegi pole kunagi sellist asja teinud, et tähtis on see, et see oleks mõjus. Aga jah, plagiaat ei ole kunagi hea ja noh, siis ei ole endal ka ju huvitav teha siis, kui sa lihtsalt kopeerid mingit värki, mida juba tehtud on. Aga jah, et ma panen äkki pärast teile meili paar mingit sellist ägedamat just lihtsalt visuaalset feed'i, mis võib olla mingit seda sisemist disainerit võiks teis äratada. Niisiis, et ühesõnaga jah, aeg-ajalt on nii, et sul tulevad need ideed hästi lihtsalt ja tulevad juba äkki esimeses ringis, aga mõnikord mitte, et on olemas mingisugused meetodid ka ja mingisugused sellised nõksud, kuidas panna mõtte tööle. Et sellised vanakooli reklaamimehed ja tädid, nad alati ütlevad, et see üks esimene mõte ei ole kõige parem ja heaks kombeks on pidada alati rohkem kui ühte loovkoosolekut. Ja noh, ega sellel loovkoosolekult ei peaks tulema üks idee, et näiteks nii, et nagu kraanivesi, teeme nii, et meil on sinine plakat ja davai tehtud lugu hästi. Et ei, see koosolek võib kesta, see koosolek, esimene koosolek võiks kesta vähemalt 1,5 tundi, sest et meie aju paraku töötab nii, et esimese tunni jooksul sul tegelikult tulevad lihtsalt meelde mingisugused nähtud asjad, et see ei pruugi isegi aru saada ja ära tunda, kus sa neid kunagi nägid ja kust see mingi lause tuli, aga noh, see on selline pealispinna materjal. Et tegelikult me tegeleme siis, kui me ideid välja mõtleme, sellise iseenda sees nagu toimuva võib-olla ütleks arheoloogiaga ja sa pead seda esimest teadmist kihti maha kaevama. Inimese ajul tavaliselt läheb sellega kuskil tund. Ehk siis, kui sa teed koosolekud, see on täiesti fucking reegel, et kui sa oled teinud seda tund aega, kõik jäävad vait järsku, kõik on nagu veits väsivad ära ja niimoodi, et issand, et nagu jah, võiks nagu lõunale minna. Aga tegelikult see on just see hetk, kus peab minema edasi. Et lähevad mööda 5 minutit, see väsimus läheb mööda ja su aju on nagu, ütleme nii, sa petad oma aju ära. Aju on nii, okei, läinki lõunale, no jah siis. Ja siis ta hakkab tootma mingit värsket materjali, midagi sellist, mis ta varem ei olegi mõelnud või kuskil Google'danud. Ja neid mõtteid tasub kirja panna. Tegelikult kõik eelmist tasub ka kirja panna, et üldse on hea, kui on keegi, kes kogu seda protsessi või siis paremaid ideid paneb kirja. See on üks meetod, et sa paned kõike kirja ja siis pärast vaatad, on ju järgmisel koosolekul vaatad, et meil olid sellised ideed, okei, 1, 2, 3, 4, huvitavad, töötab nendega edasi. Aga teine meetod on selline, et sa kirjutad kogu aeg postititele need mõtted üles ja mis sa siis teed nende postititega koosoleku lõpus, viskad välja. Et see aitab samamoodi, et see on niisugune trikk, mida sa teed iseenda teadvusega, et sa petad ära, et näed, need mõtted, viskame taha plaanile, need on justkui kadunud, et see esimene kiht on kadunud ja siis järgmisel koosolekul hakkad sa tekitama teist kihti. Et hakkavad tulema ideaalis täiesti uued mõtted, et sa jää nämmutama nende vanade asjade otsa, et sa paned ennast uuesti mingisuguse teise nurga alt tööle. On korra vahel, et kas neid asju võib ka panna ka Instagrami ülesse kuhugi story'sse ja pilte teha nagu selle Tallinna vee kohta ja nii? Ja muidugi võib. Et kas nagu ka on ka see, et kui me mingist nagu pilte teeme, et kas mingine see, et ma ei tea, kui vähe inimesed tegelikult säästavad nagu vett või kuidas see nagu toimib? Sa mõtled nagu, et jagada mingisuguseid fakte nagu? Ja, kindlasti. Et see, mis sa teed, see ei pea olema üldsegi nagu ütleme, ma ei tea, kuskilt õhust võetud. Et üks viis läheneda reklaamile on see, et sa opereerid puhtalt faktidega. Et need faktid töötavad, kui nad on piisavalt kõnekad ja kui nad on ägedalt vormistatud, et sellest puhtalt, et sa ütled näiteks, et mingi saaksime säästa mingi 57%
ma ei tea, seal plastikust on ju, et noh, see on siuke, vaata, see on selline, inimesed kunagi ei taju seda infot isiklikuna, nad on jaa, tõesti, plastiku ja pudel on ju, et see ei ole nagu, et see tavaliselt nagu ei jõua sinna selle inimese tuumani, et seal võiks olla kas nagu mingisugune, noh, mingi jällegi see kognitiivne dissonants, mis nagu kuidagi kriibib, või siis, et sa muudad seda asja isiklikuks, et sa teed seda näiteks mingisuguse väljakutse vormis, et vahepeal vaata oli tõesti populaarsed kõik need challenge'id, et Eestis siiamaani tehakse kõvasti igasuguseid challenge'id nagu, et ma ei tea, see nagu, see võib olla tõesti toimiv värk. Et jah, faktimajandus, et mingisugused faktid, mingisugune päris info, mida jagada, et see on see, mida sa kindlasti võiksid oma case'i eos kaasata ja siis, siis tuleb parem asi, sest et noh, need jalad, mis tal on, nad tegelikult ka kannavad, on ju. Ja, et see oli hea küsimus. Kas kellelgi on veel vahepeal tekkinud küsimusi või mingeid mõtteid või mingeid kommentaare? Okei, vist ei ole. Igal koosolekul, või no mitte igal koosolekul, igas meeskonnas nagu võib olla siuke moment, nagu ma rääkisin, on ju, see tund aega ei teete, mis oled natuke väsinud ja siis äkki kellelgi on halb päev ja on selline, noh, ma ei tea, keegi pakub midagi välja ja siis see tüüp on nagu ei. Üks asi, mis võiks olla välistatud siis, kui te asju välja mõtlete, on see ei sõna, sest et ühtki ideed ei saa kohe alguses maha laita ja see on midagi sellist, mis neid nagu, ma ei tea, seda loovmahla ja seda ideede nagu sellist sündimist ja teistele rääkimist, et see pärsib nagu noh, et noh, ma ei tea, kujutate, et noh, et sellist ei ole meeldiv tunne, et see sõna ei, siis kui teil on loovkoosolek, siis kui te asju välja mõtlete, võiks jääda ukse taha, et ka siis, kui keegi vahepeal pakub mingeid igavaid asju, mingeid tõesti, noh, mingid klišee värki, et tuleb sõnastada oma tagasisidet oma kaaslasele teistmoodi. Pealegi igast sellisest nagu ütleme mõttest, mis on alguses keskpärane, on võimalik ehitada midagi täiesti uut ja midagi põnevat. Et heal juhul selline loovkoosolek on veits nagu see, et istud sõpradega ja nagu tekib mingisugune hea nali ja siis hakkad seda vaata arendama, ehitame sinna midagi peale. Et siis, kui siuke minek tekib, siis see on jube lahe. Räägiks sellest ka, mis reklaamis on sellised ohtlikud momendid. Et üks teema, mis praegu läbi tuli, mis oli väga tore, oli see, kui reklaam on külm, et reklaamis peab olema mingisugune emotsionaalne varjund, et ta ei saa apelleerida ainult mõistusele ja ta ei saa apelleerida, et siis nagu noh, püüda vajutada ainult mingisuguseid tundenuppe. Et kui sa lähed hästi emotsionaalseks, siis kui me räägime just sellest kraanivee case'ist, siis sa mõjud kohe sellise noh, puude kallistajana, mis ei ole üldse halb, ma arvan, et kõik peaksid puid kallistama. Et peab leidma mingisuguse tasakaalu, et sul on olemas see mingisugune fakti input ja sul on olemas see emotsioon. Et seda võiks mõelda nii, et see on nagu selline, veits nagu mingi supi keetmine, et need faktid on mingisugused siis, ma ei tea, juurikad, mis sinna suppi sisse viskad, sa paned selle keema ja siis lõpuks valmis keedetud supp, et see on see emotsiooni tekitaja, see on see, mis inimesi paneb kuidagi moodi tundma ja siis nad selle järgi muudavad oma veendumusi, muudavad oma otsuseid. Oluline on siin mainida, et täiskasvanud inimesed nagu sellised, kes on peast täiskasvanud ja välja kujunenud tüübid, et neid on mõjutada hästi raske, et seal tõesti, kui keegi on nagu ütleme eluaeg suitsetanud, see, et ta seda suitsetamist maha jätaks, selleks peab ikka, ma ei tea, mida peab korraldama selleks, et hästi raske on teda mõjutada. Et selle kraaniveega me siinkohal võiksime tõesti apelleerida võib-olla mingisugustele nagu faktidele, mingisugustele numbritele, mis neid selliseid välja kujunenud harjumustega inimesi mõjutavad äkki kuidagi moodi rohkem.
Keda on mõistlik mõjutada, et iga reklaami puhul mõtle sellele, et see on mingi asi, mis võiks töötada pikemas perspektiivis. Et me ei mõjuta inimesi korraks, ütleme, mingisuguse loosiga me võime neid mõjutada, ma ei tea, mingi kuu aja jooksul käituma teistmoodi, et see võiks mitte olla see eesmärk, et see muutus võiks olla püsiv. Ja läbi selle kindlasti oleks oluline jõuda ka noortemate inimesteni, sest et nad on alles kujundamas oma veendumusi, alles otsustamas, et ma ei tea, alles otsustamas, kuidas siis on õige, et millises maailmas ma tahan elada. Et see on see koht, kus võib tõesti mingisugust korralikku impacti saavutada. Rääkides trikkidest, üks on see postiti trikk ja see ajatrikk, mida sa saad teha, et panna mõtte endal rohkem tööle. Teine trikk on mängida läbi, meie puhul siis kraaniveega, erinevaid stsenaariume. Et seda kasutatakse samamoodi siis, kui sul kohe äkki ei teki seda ladumist ja seda mingisugust saba, millest kinni haarata ja mille peal millega mõte hakkab jooksma, on ju. Et istud, vaatad seda, ma ei tea, veeklaasi ja siis hakkad mõtlema, et paigutama seda veeklaasi erinevatesse situatsioonidesse, mis meil on lihtsalt tuntud kuskilt popkultuurist. Et näiteks, mis on siis, kui see veeklaas on käes sarimõrvaril? Mis siis juhtub siis, kui see veeklaas hakkab minuga rääkima? Mis siis juhtub, kui see veeklaas kukub mulle sülle ja ma olen kõik märg, on ju. Et mõtle kõigele sellele, mis sind on filmides, raamatutes, mingisuguste ikooniliste fotode puhul ajanud naerma või siis vastupidi tekitanud äkki mingit kurvemat emotsiooni ja mängi läbi see protsess selle kraaniveega. Et siinkohal on oluline, et see kraanivesi on mingisugusel kujul, et me ei saa siin rääkida sellise mõtteharjutuse puhul, et raske on rääkida sellisest nagu abstraktsest kraaniveest. Et ta võiks olla tõesti kuskile ja üldse, kui me räägime visullist, on ju, et ta võiks olla kas klaasis või ta võiks olla, ma ei tea, mingisugune personifitseeritud mingi Aquaman või midagi sellist. Et siis sa saad seda harjutust teha ja siis sa saad seda vett paigutada nendesse erinevatesse stsenaariumitesse, narratiividesse. Et see on selline üks mäng. See list saab olla suhteliselt lõpmatu, et kindlasti siin võiksid mängu minna näiteks muinasjutud. Et filmidega on see, et sinu lemmikfilmi pruugi inimene tänaval tunda, ehk siis läbi selle tema jaoks paralleel, see tühjaks, et ei saa aru, et sa ei saa sellest naljast aru, et millele ta siin viitab, aga sellised nagu ütleme hästi nagu, ma ei saa öelda vanakooli, aga sellised nagu üldinimlikud asjad, mis on meile kõigile teada, et need on need, mis selle meetodi puhul hästi mängivad, et mis on siis, kui see on see veeklaas, mida punamütsike ulatab sellele hundile, kes teeskleb, et ta vanaema on. Et mingid sellised hästi nagu sellised basic teemad, mis on kõigile teada, et nende peal on seda mõtteharjutust hea mängida. Plus nad kuidagi täitsa, ütleme, alateadlikult puudutavad inimese, sest muinasjutud, nad on tegelikult seotud ju inimese alateadvusega ja see on see koht, kus on hea siis niimoodi nendele nuppudele vajutada. Nii, vaatame oma spikrist, mis ma veel tahtsin teile rääkida. Aha, okei, veel üks trikk. Veel üks harjutus, veel üks trikk. Seda on väga hea teha kellegagi koos, on ju, et kas siis, kui sul on tiim, siis selle oma paarilise või oma kambaga või siis, kui sa teed üksi, siis ma ei tea,
haara mingi sõber ja tehke koos, et üksi jääb kuidagi kuivaks. See on teema, mis töötab ka näiteks siis, kui sa pead midagi kirjutama, siis kui sa pead kirjutama mingisuguse essee ja mõtted üldse ei tule, siis tee assotsiatsioonide ringi. Ehk siis võtame suure paberi, kirjutame keskele kraanivesi ja peame laduma selle kraanivee ümber ringi, mis koosneks 20 sõnast. Ilmselt need esimesed nagu mingid seosed, mis tekivad, on kraanivesi, märg, klaas, köök. Et sellised esimese ringi sõnad, sellised suht lihtsad sõnad. Et saame need kätte 20 tükki, teeme väikse pausi, vaatame, mis need sõnad on, vaatame, kus on midagi huvitavat ja on midagi ootamatut. Et sellised nagu hästi lihtsad, nagu need võib kohe minema saata, aga näiteks kellelgi tuli mingisugune täitsa mingi naljakas mõte seoses kraaniveega. Arutame, et miks just selline ja siis lähme edasi. Siis võtame selle sõna ja selle sõna ümber tekitame veel ühe ringi, jällegi 20 sõnast. Ja see on siis teine seoste ring. Et nagu ma ennem rääkisin, üks viis petta oma aju on aeg. Et me lihtsalt ületame selle tavapärasele ideeta, mis on mugava aja ja sunnime oma aju vägisi midagi uut tootma. Et samamoodi selle seoste ringiga, paberile pandava seoste ringiga, sa lihtsalt petad enda ajult välja mingisuguse ühe teistmoodi seose, paned selle kõrvale ja selle najal ehitad uut sõnad ringi. Ja siis seda viimast ringi liidad selle keskmise sõnaga, et siis meie puhul on see kraanivesi või vesi, või siis kui sa tahad ehitada oma reklaami vastandumise peale pudelivesi. Ühendad need omavahel kokku ja vaatad, mis saab, et vaatad mingisugused, mis lood või mis visuaalid mõtted sul tekkida võivad. Rääkides lugudest ja visuaalidest, võib öelda nii, et reklaam jaotub laias laastus selliseks hästi narratiivseks, kus sa räägidki mingisugust lugu, et telereklaamid on sellised sisuliselt, kus ei tooda tavaliselt mitte reeglina ainult nagu mingid ilusad visuaalid, kuigi on olemas ka sellised, aga kus on kindlasti mingisugune lugu, et sul on mingid tegelased, nad suhtlevad omavahel, selle tulemusena juhtub miski ja saime kätte mingi õppetunni, et Arieli pesupulver on hästi hea. Et kõige klassikalisemad narratiivile baseeruvad reklaamid ongi igasugused pesuvahendid, kus ilmselgelt narratiiv on see, et mingi asi sai mustaks, sai puhtaks, vau, lahe. Aga sellised narratiivid nad outdoori puhul nii väga ei tööta, sest nagu ma alguses rääkisin, et kui see mõte on meil selline hästi pikk seal ja see on nagu päris pikk lugu, mida rääkida, et vau, poiss käis mängimas jalgpalli ja siis issand jumal, jalgpalli vorm on must, mis me teeme, hakkame pesema, et seda panna outdoori on suhteliselt niru, et see visuaal peaks olema see ühe lause visuaal, et kui me räägime pesupulbrist ja me näitame, et see on ülihea pesupulber, me peaksime siin piirduma ainult sellega, et me näitame ka seda tulemust ja see tulemus ei pea olema, kuna me tahame ühendama kõik need meie praegused teadmised kokku, kuna me tahame tekitada kognitiivse dissonantsi inimesel, siis ei ole nii, et meil on puhtaks pestud jalgavormiga tüüp seal outdoori peal seismas, sest et see on fucking igav. Meil on seal hoopis näiteks zebra, kes ei ole enam musti triipe, sest et keegi otsustas zebrat pesta Arieliga, mis ma arvan ühelegi zebrale ei meeldiks, aga paneme sinna selle väikse klausli, et ükski zebra ei saanud kannatada selle reklaami tegemise käigus. Et see on siis narratiivil baseeruva reklaami ja sellise lööklausel baseeruva reklaami vahe, mida peab võtma arvesse. Siis, kui me teeme outdoori, siis kui meie ülesandeks on inimest mõjutada hästi kiiresti, lühikese aja jooksul ja nii, et see talle jääks meelde ja ideaalis ta räägiks seda lugu edasi. Et natuke
natuke räägiks siia otsa sellest sotsiaalmeediast ka, on ju. Et sotsiaalmeedias, ütleme klassikaline reklaam, see klassikaline hea ühe lööglausa reklaam, kui ta on päriselt hea, siis ta töötab ka sotsmeedias. Aga sotsmeedias on muidugi mingisugused, ütleme, puhtalt sellised formaadi trikid, et see, kust inimene seda reklaami näeb, on ju, see on see asi, telefoni ekraan, palju väiksem. Samas sul on võimalus inimese tähelepanu seal. Nii, mulle tundub, et Annel kadus internet ära. Nii, rääkisin Annega veel telefonis, et jah, ta praegu tagasi tule, aga meil on ainult 5 minutit järgi ka, et vast ei ole hullu. Ühesõnaga, ma loodan, et see oli teile vähemalt natukene kasulik. Homme ja ülehomme on siis samamoodi kell 4. Homme on siis Lauri Pedaja ja ülehomme pühapäeval Metsakutsu. Ja ma ei tea, ma omalt poolt soovin teile siis tuult tiibadesse kindlasti ja kui teil on küsimusi, siis info@veendumus.ee vastame küsimustele ilusasti ära. Vot. Aga igatahes aitäh teile kõigile ja kohtumiseni homme. Mul on üks küsimus veel siia lõppu. Et see on kirjutatud on, et võib kasutada ka teisi väljundeid, teisi formaate. Ma saan aru siis, et teisi variante reklaamimiseks, aga mis selle nagu umbkaudne eelarve on, kui seal on üldse eelarvet, et kui suureks sellega minna võiks või mis võimalused üldse on teistsuguste metoditega? Väga hea küsimus. Tähendab need, mis me saame ära teostada või siis parimatest, eks, et me saame välja panna selle välireklaami ja siis sotsiaalmeedia reklaami. Et kõike muud, mida te teete, et seda me rahastada ei saa kahjuks. Aga et see paistab lihtsalt žüriile silma siis või kuidagi? Ja. Et need kohustuslikud elemendid on 2 tükki. Kui otsustate juurde midagi veel teha, siis plusspunktid kindlasti. Okay. Aitäh. Palun. Ja, kas kellelgi on veel küsimusi? Ma ei küsinudki. Mul on üks kiire küsimus. Siin hiljuti tegin Polliga koostööd, kus me tegime ka selle rohegaasi asjus. Et kas on ka see, et näiteks kas nad lähevad ka näiteks mingiste busside peale, need reklaamid ja kuhu nad täpselt lähevad? Ei lähe busside peale, et ma nüüd peast täpselt ei oska öelda, aga meil on broneeritud välipinnad ehk siis vist oli paar bussipeatust ja paar need samaformaadilised, need sellised tulbad nagu. Aga kui suured need peaksid nagu olema siis? A0. Okei, selge. Ehk siis muud suurust ei oska praegu täpselt öelda, aga A0, jah. Okei, selge. Aitäh. Aitäh. Kas keegi tahab veel küsida? Vist ei taha, olgu, aga siis aitäh teile ja tõesti kohtumiseni homme, olge tublid.